Ukraina õhuvägi on saanud tohutu täienduse tänu Rootsile. See ei ole uhke hävituslennuk, see ei ole taktikaline pommitaja. Tegelikult puuduvad sellel üldse ründevõimed. Ja ometi, ilma ainsatki lasku tegemata, hävitab see salapärane lennuk täielikult Venemaa taktikalised plaanid ja lootused seda sõda võita. See lennuk on Saab 340 õhust varajase hoiatuse ja juhtimise lennuk, tuntud ka kui ASC 890. Ja selle saabumine Kiievi kohale on end kaua oodata lasknud. See oli täpsemalt 2024 aasta mais, kui Rootsi teatas 2 sellise lennuki üleandmisest Ukrainale oma 16. sõjalise abipaketi raames. See oli suurim abipakett, mille Rootsi oli Ukrainale saatnud, väärtusega umbes 13,3 miljardit Rootsi krooni, mis oli tol ajal umbes 1,25 miljardit dollarit. Kuid Ukraina ei saanud oma uusi lennukeid kohe tõhusalt kasutama hakata. Abipaketi väljakuulutamisel hoiatasid Rootsi ametnikud, et lennumeeskondade ja hooldusmeeskondade väljaõpetamiseks ning vajaliku maapealse infrastruktuuri ettevalmistamiseks nende lennukite tõhusaks kasutamiseks kulub umbes aasta, kui mitte kauemgi. Selle tulemusena hindasid eksperdid, et enne 2025 aasta keskpaika või lõppu, kui mitte 2026 aasta algust, ei ole see võimalik. Kuni me näeme, et Saab 340 tõepoolest taevasse tõuseb ja hakkab Ukraina sõjaväele reaalseid käega katsutavaid eeliseid pakkuma. Ja need hinnangud osutusid suhteliselt täpseks. Just 2025 aasta juunis ilmusid esimesed teated selle AEW ja C-lennuki kasutuselevõtust Ukrainas. Kuni selle ajani olid paljud tavavaatlejad mõelnud, kui väärtuslikud need lennukid tegelikult oleksid. Lõppude lõpuks polnud Saab 340 võimeline laskma kaugmaarakette ega viskama täppisjuhitavaid pomme Vene taristu pihta, seega ei tundunud see eriti murrangulise täiendusena Ukraina õhujõudude arsenalis. Lennundus- ja sõjaväeeksperdid olid aga nende lennukite saabumise üle ettevaatlikult elevil. Nad mõistsid, kui suurt vahet need lennukid võiksid teha. Mitte otseselt laskemoona tulistamise ja kahju tekitamise mõttes, vaid hindamatu luureinfo ja olukorrateadlikkuse pakkumise kaudu, andes Ukrainale vajalikku teavet nii ründe kui ka kaitseoperatsioonide läbiviimiseks. Ja 2025 aasta juunis nägi maailm täpselt, milleks Saab 340 võimeline on, kui see mängis juhtrolli ajaloolises esmakordses sündmuses, Vene hävituslennuki allatulistamises. Saksa ajalehe Bild raporti kohaselt tulistas Ukraina F-16 Kirde-Ukraina kohal alla Vene Suhoi Su-35. Aga see polnud lihtsalt lennukite vaheline õhulahing. See oli keeruline operatsioon, mis algas sellega, et Ukraina õhujõud saatsid mitu hävitajat pommirünnakutele Vene positsioonide pihta, nii okupeeritud aladel kui ka Venemaa Kurski piirkonnas. Vastuseks tõi Venemaa õhku ühe oma juhtivatest õhuülekaalu hävitajatest, lootes Ukraina lennukid alla tuua või sundida neid taanduma. Selle asemel lendas Vene piloot otse varitsusse ja see kõik oli tänu Saab 340-le. Õhuseirelennuk oli juba õhus, ammu enne seda, kui Venemaa hävitaja üldse maapinnalt tõusis. Oma tipptasemel raadariga skaneeris see ümbritsevat territooriumi, otsides märke vaenlase liikumisest. Sellel polnud mingit raskust Su-35 avastamise ja selle jälgimisega lausa 100 miilide kauguselt. Piloot arvas, et ta suudab oma vaenlase ootamatult tabada. Tegelikult teadsid Ukraina hävitajad täpselt, mis nende poole teel oli ja kui hävitaja oli laskekauguses, Ukraina F-16 piloot kasutas Rootsi luurelennuki poolt edastatud andmeid, et tulistada välja AIM-120 rakett, mis saatis Su-35 õhust alla keerlema. Piloodil oli aega katapulteeruda, kuid lennuk tegi hädamaandumise 10 miili Vene territooriumi sees. Nüüd maksavad need lennukid hinnanguliselt $85 miljonit ja Kremlile ei meeldi nii väärtuslike varade kaotamine. Aga selle 4,5 põlgkonna hävitajal polnud mingit võimalust, kui Saab 340 jälgis iga tema liigutust. Pärast seda juhtumit väljendasid eksperdid ja analüütikud oma vaimustust selle AEW ja C-lennuki kohese mõju üle. Analüütik Jake Bro kirjutas näiteks X-is. Venemaa kaotas veel ühe Su-35. Teooria on, et Ukrainal on nüüd töökorras Rootsi Saab AEW ja C-lennukid koos oma F-16 lennukitega. Selle võimekuse nimel tuli Ukrainal aastaid võidelda ja see saavutada. Bravo kõigile! Ukraina Telegrami kanal Ukraine Fights õhutas samuti nende lennukite kaitsmise ja varjamise tähtsust, kirjutades: see on ajalooline hetk, kuid nüüd peame Saabi võimalikult hoolikalt maskeerima. Ja see on oluline tähelepanek, sest väidetavalt sai Ukraina ainult 2 neist lennukitest.
Vaid ühest täpsest raketitabamusest piisaks, et kumbki neist jäädavalt rivist välja lüüa. Seega peavad Kiievi väed neid hoolikalt kaitsma. Õnneks paistab, et nad saavad sellega suurepäraselt hakkama, sest 2026 aasta märtsis ilmus uus videomaterjal, mis näitas üht neist lennukitest tegutsemas kas Ukraina territooriumil või selle lähedal. Ja nende lennukite tähtsust on tõesti võimatu üle hinnata. Aga enne kui vaatame, kui väärtuslikud need Ukrainale on, heidame pilgu sellele, kuidas need tegelikult töötavad. See Saab 340 ei ole lihtsalt lennuk, see on palju enamat. See on lendav radarijaam, hävitajate juhtimissõlm, mobiilne luureandmete kogumise masin, mis edastab hulgaliselt reaalajas andmeid nii kohalikele kui ka kaugemal asuvatele üksustele. See annab kogu olulise teabe, mida Ukraina komandöörid vajavad, et teha otsuseid, mis aitavad neid vaenlastest üle kavaldada, neid üle mängida ja neist alati ühe sammu võrra ees olla. Ja see on midagi, mida Ukrainal pole kunagi varem olnud. Loomulikult on Ukrainal olnud maapealseid radareid ja neid on olnud palju. Samuti hävituslennukite radareid ja õhutõrjerakettide patareisid, mis jälgivad taevast õhust lähtuvate ohtude märkide suhtes. Saab 340 pakub midagi täiesti erinevat. See on taevas asuv vaatlusplatvorm, mis kasutab Saabi BS890 ESA radarit. ARI-süsteemiga radar on paigaldatud lennuki kere ülaossa iseloomuliku tasakaalutala stiilis kondlisse. See erineb üsna palju paljudest teistest varajase hoiatuse ja juhtimise lennukitest, millel on sageli hoopis ümmargused radarisüsteemid. Ja see radar pole mingi nali. See suudab avastada õhu- ja meresihtmärke umbes 280 miili kauguselt. Lennates keskmisel kõrgusel umbes 20 000 jalga suudab see jälgida mitte ainult kümneid, vaid sadu sihtmärke korraga. Täpsemalt 1000 õhusihtmärki ja 500 pinnasihtmärki. See on Ukraina olukorrateadlikkuse jaoks tohutu saavutus. Enne Saab 340 saamist ja kasutuselevõttu nägid Ukraina väed ainult killukesi suuremast pildist, erinevatest jälgimissüsteemidest nagu luuredroonid ja maapealsed radarid kokku pandud tükker. Saab 340 muudab olukorda, andes Ukrainale kõige selgema ja laiema ülevaate ümbritsevast lahinguväljast. Ja võib-olla selle lennuki kõige olulisem aspekt on selle allavaatava radari võimekus. Allavaatav radar tähendab sisuliselt õhus asuvat radarisüsteemi, mis suudab tuvastada, jälgida ja isegi rünnata vaenlase sihtmärke, mis lendavad madalamal kui radariplatvorm ise. Maapealsed radarid on piiratud. Nad võivad küll näha kümnete miilide kaugusele enda ümber, kuid nende teel on alati takistusi, mis varjavad nende vaatevälja, blokeerivad nende nägemist ja segavad nende võimet tuvastada sihtmärke, mida need süsteemid on loodud tuvastama, nagu vaenlase hävitajad, pommitajad, droonid või raketid. Künkad, metsad, hooned ja palju muud lisaks maa enda kumerus tekitavad kõik sellistele süsteemidele probleeme. Ja just sellepärast on nii paljud lennukid ning isegi mõned raketid ja droonid loodud lendama madalal maapinna kohal, et nad saaksid end peita geograafiliste objektide taha ja hiilida tõhusalt vaenlasele ligi, võimalikult väikese avastamisriskiga. Aga need taktikad on täiesti ebaefektiivsed radarilennukite vastu, millel on allavaatlusvõime. Nad ei pea muretsema metsade või isegi kõrgete mägede pärast, mis võiksid nende teele jääda või vaadet varjata. Maastiku ülevalt skaneerides suudavad nad hõlpsasti tuvastada ja jälgida madalal lendavaid droone või tiibrakette. Nad on võimelised jälgima ka teist tüüpi sihtmärke. Üks, mis on kogu sõja vältel Ukrainale tõsiseid peavalusid põhjustanud. Üks, millele Venemaa on tugevalt lootnud, et põhjustada suuri purustusi kogu rindejoonel, hävitades korduvalt Ukraina kaitsepositsioone, kindustusi, soomustehnikat ja väekoondisi. Liukpommid. Aga enne kui me rohkem selgitame, on meil veel palju sellist sisu. Kui saad väärtussaates sõjasaade, siis ära unusta tellida. Liukpommid on kogu selle sõja vältel olnud Ukrainale suur probleem ning see probleem on aja jooksul ainult kasvanud, kuna Venemaa on oma tehnoloogiat täiustanud. Need pommid on erinevates vormides, näiteks FAB või KAB tüüpi pommid, mis on sageli varustatud UMPK komplektidega, mis muudavad need juhitamatutest pommidest juhitavateks pommideks. Need suudavad kasutada inertsial- ja satelliitnavigatsioonisüsteeme, et tabada sihtmärke väga väikese veaga. Need pommid lastakse välja suhteliselt turvalistest kohtadest, mis asuvad kaugel rindejoone lahingutsoonide taga ning lendavad madalal kõrgusel sihtkohta, mis teeb nende avastamise radariekraanidel keeruliseks. Ukraina on aastate jooksul püüdnud nende vastu võidelda elektroonilise sõjasegajatega, kuid Venemaa on pidevalt panuseid tõstnud, täiustades oma nutipommide satelliidisüsteeme ja lisades segajatega toimetulekuks täiendavaid antenne. Ja kuigi mõlemad pooled jätkavad seda vastastikust elektroonilise sõja võitlust, püüdes pidevalt üksteist üle trumbata, on Venemaa pommid põhjustanud Ukrainas suurt hävingut.
libiseedes rindejoonele või kaugemale. Ukraina linnadesse, asulatesse ja varustuspunktidesse võivad need kanda mitmesaja või isegi mitme tuhande naela raskuseid lõhkepäid, hävitades silmapilkselt terveid hooneid. Ja nende pommide suurim probleem on see, et neid on alati olnud väga raske peatada, kui need on juba välja lastud. Aga mis oleks, kui Ukraina suudaks takistada nende väljalaskmist üldse? Kui Ukraina suudab üles leida kandurlennukid nagu Su-34 ja Su-35 hävitajad ning avaldab neile survet omaenda hävitajate või õhutõrjesüsteemidega, ei tunne Venemaa piloodid end enam nii turvaliselt. Nad peavad hakkama pomme välja laskma halvemates kohtades, pikemalt distantsilt või ideaalis ei saa nad neid üldse välja lasta. Siin tulebki mängu Saab 340. Tänu oma tohutule tegevusraadiusele ja allavaatlusvõimele suudavad need AEWNC lennukid avastada Venemaa pommitajaid peaaegu 300 miili kauguselt. See suudab edastada infot nende asukohtade kohta Ukraina hävitajatele ja raketiplatvormidele, mis saavad seejärel tegutseda nende tõkestamiseks. See on järgmise taseme olukorrateadlikkus, kuid see pole täiuslik. Nagu öeldud, on Ukraina vaid 2 sellist lennukit. Isegi nende ulatusliku radarivahemikuga pole 2 lennukist piisav, et pakkuda pidevat ja täielikku katvust riigile, mille pindala on üle 233 000 ruutmiili. Lisaks sellele, arvestades nende haruldust ja väärtust, ei taha Ukraina neid lennukeid asjatult ohtu seada. Nende väed kasutavad neid tõenäoliselt riigi läänepoolsetes piirkondades, liigutades neid regulaarselt erinevate lennuväljade vahel, et vähendada Vene õhurünnakute ohtu. Sest ei oleks vaja palju, et nendele lennukitele tõsist kahju teha või nende radarid hävitada ja muuta need suhteliselt väärtusetuks. Me ei saa selles kindlad olla, sest Ukraina sõjavägi ei jaga arusaadavatel põhjustel avalikult teavet selle kohta, kuidas nad nii olulisi vahendeid kasutavad. Aga loogika ütleb, et tõenäoliselt hoitakse neist alati ühte reservis, valmis kasutuselevõtuks intensiivsete raketi- või droonirünnakute ajal. Teine lennuk võib teha kontrollitud väljalende idapoolsetele aladele lähemale, võimaldades jõuda piisavalt lähedale, et tuvastada Vene pommitajad enne, kui vajadusel taandub turvalisemale kaugusele. Igal juhul, isegi piiratud kasutusega muudavad need lennukid olukorda. Need annavad Venemaale veel ühe probleemi, mida lahendada, veel ühe ohu, millele mõelda. Nüüd, iga kord, kui Vene pommitajad valmistuvad järgmiseks väljalennuks, jääb neil alati väike näriv kahtlus kuklasse. See hirm, et Ukraina varajase hoiatuse ja juhtimise lennuk on kusagil seal, tiirutab nende positsiooni kohal, jälgib iga nende liigutust ja edastab selle info teistele üksustele, kes juba valmistuvad neid tabama. See on oluline, sest see mõjutab Venemaa pommirünnakuid edaspidi. Kuigi Kremlil võib olla tohutult tanke ja soomukeid, ei ole neil nii palju tipptasemel reaktiivlennukeid ja muid lennukeid, mis suudaksid selliseid pomme heita. Ja iga üks neist maksab $10 miljoneid. Need on väärtuslikud varad, mida Venemaa ei saa endale lubada kaotada ning nende komandörid peavad neid nüüdsest hoolikamalt kohtlema. See tähendab nende viimist rindeliinist kaugemale ja käsku lasta pomme varem või madalamalt kõrguselt, mis omakorda peaks vähendama nende laskemoona tõhusust ja täpsust. See omakorda peaks parandama Ukraina ellujäämisvõimalusi kogu rindejoonel ja see on Kiievi vägede jaoks suur võit. Siiski on veel üks võimalik piirang, mis on seotud Saab 340-ga ja mida tasub mainida. See on Link 16 probleem. Link 16 on turvaline, kiire ja elektroonilise sõjapidamisele vastupidav taktikaline andmesidevõrk, mida kasutavad USA ja NATO väed reaalajas lahinguandmete, piltide ja isegi häälinfo vahetamiseks lennukite, laevade ja maismaasõidukite vahel. See süsteem on tänapäevase olukorrateadlikkuse tehnoloogia kehastus, pakkudes kõigile üksustele alati kõige selgemat ja detailsemat ülevaadet lahinguväljast. Õhuluure ja juhtimislennukitel AE Võflevje ja C on Link 16 väga suur roll, sest just nemad vastutavad peamiselt andmete hankimise eest, mida seejärel kogu võrgus jagatakse. Ideaalis sooviks Ukraina süsteemi, kus nende Saab 340 skaneerib ümbrust ja edastab sama radaripildi lähedal asuvatele F-16-le ja teistele Ukraina hävitajatele nagu Mirage 2000 ning isegi lääne õhutõrjesüsteemidele. See võiks olla otsustava tähtsusega. Saabid tuvastaksid ohud aegsasti. Hävitajad ja õhutõrjepatareid saaksid selle üliolulise info peaaegu koheselt ning kogu võrk suudaks reageerida kui üks sujuvalt integreeritud süsteem. On ainult üks probleem. 2024 aastal viitasid raportid, et Ukraina F-16-telt võidi Link 16 süsteemid kas eemaldada või need on välja lülitatud, kuna kardeti, et tehnoloogia võib sattuda venelaste kätte. Kui Kremli väed suudaksid alla tulistada või kinni võtta Ukraina hävitaja. Sellest ajast alates pole täielikult kinnitatud ega ümber lükatud, kas Ukrainal on võimalik Link 16 kasutada. Kuid siin võib olla üks võimalik positiivne külg.
2025 aasta märtsis ilmusid teated, mis puudutasid Ukraina F-16 modifikatsioone. Need modifikatsioonid võisid hõlmata mingisugust osalist või isegi täielikku Link-16 süsteemi taastamist. Kui see on nii, oleks see Ukrainale tohutult oluline, andes riigi hävitajatele suure eelise vaenlase ees ja peaaegu võrreldamatu võime jälgida ja jahtida Vene liugpommi platvorme. Kuid isegi ilma Link-16 on Saab 340 suurepärane täiendus õhuväe arsenali. See täiustab Ukraina jälgimis- ja tuvastusvõimekust märkimisväärselt võrreldes sõja varasemate etappidega ning avab uusi võimalusi Venemaa õhuohtude jälgimiseks ja nende peatamiseks. Ja sellega eelised ei piirdu. Saabi Area radarisüsteemi hilisematel versioonidel olevat sünteetilise ava radar ja maapealsete liikuvate sihtmärkide tuvastamise funktsioon. Esimene aitab kujutada üksikasjalikku pilti ümbritsevast maastikust, samas kui teine kasutatakse vaenlase vägede ja sõidukite liikumise avastamiseks ja jälgimiseks. Kui Ukrainal olevatel 340-del on need tehnoloogiad olemas, siis pole need head mitte ainult Vene pommitajate avastamiseks ja peatamiseks, vaid ka nende maavägede jälgimiseks. Kui see nii on, avab see nende lennukite jaoks veelgi rohkem võimalikke kasutusviise. Neid võiks kasutada mitte ainult kaitseoperatsioonideks, vaid ka luuremissioonideks okupeeritud aladel ja rindepiirkondades, jälgides Vene rünnakumeeskondi, tankikolonne, soomusmasinate liikumist ja palju muud. Ja ärgem unustagem, et see ei ole ainus lennuk, mille Rootsi on lubanud Ukrainale saata. 2025 aasta oktoobris lubas Stockholm samuti kuni 150 Saab JAS 39 Gripen EF ülehelikiirusega mitmeotstarbelist hävituslennukit. Need hävitajad pakuvad palju. Erakordne operatiivne paindlikkus, kaasaegne avionika, kõrge ellujäämisvõime, ülivõimsad elektroonilise sõjapidamise võimed tänapäevaste ohtudega toimetulekuks ning muljetavaldav manööverdusvõime. Koos võiksid Gripen ja 340 moodustada võimsa tandemi ning viia Ukraina õhutõrjevõimekuse kõrgemale kui kunagi varem. Nad võiksid isegi ühendada jõud, et aidata Kiievi kaitsjatel saavutada teatav õhuülemvõim rindejoonel või okupeeritud alade kohal, mis muudaks maavägedele rünnakute läbiviimise ja kaotatud territooriumi tagasivõitmise palju lihtsamaks. Praegu on need küll oletused, kuid Saab 340 ei ole mingi oletus. Need lennukid on selgelt kasutusel Ukrainas, kammides taevast ja skaneerides ümbritsevat maad, pakkudes riigi relvajõududele pidevat luureinfot ning lisades väärtusliku kihi riigi sihtmärgistamisahelasse. Võimeline nägema kaugemale ja selgemini kui ükski maapealne radar on 340 Ukraina hävitajatele ja õhutõrjepatareidele väga suureks abiks. See aitab neil sihtmärke kiiremini ja tõhusamalt leida ning prioriseerida kui kunagi varem, andes neile vaenlase ees edumaa ning sundides Venemaad kas oma strateegiaid ümber mõtlema või riskima mõne oma tähtsaima vara kaotamisega. See on tohutu eelis ja kuna teel on veel rohkem Rootsi lennukeid ning muid läänerelvi ja süsteeme erinevates vormides, muutub Ukraina siit edasi ainult tugevamaks. Tegelikult hakkavad isegi Vene ametnikud vastumeelselt tunnistama, et Ukraina saab hoogu juurde ja see sõda ei kulge enam nii, nagu Kreml sooviks, millest saad kõike teada selles videos. Teise võimalusena vaata seda videot, et teada saada, kuidas ja miks Venemaa kaotuste määr 2026 aasta esimestel kuudel hüppeliselt kasvas, kui üha rohkem Kremli sõdureid langes vaid päevade jooksul pärast rindele saabumist. Ja lõpuks, kui soovid rohkem värskeid sõjauudiseid, analüüse ning strateegiate, taktika ja varustuse ülevaateid, siis kindlasti telli juba täna kanal The Military Show.